Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, käes on 17. mai ja me oleme Digitunniga teiega koos, et rääkida nüüd järgneva tunni jooksul tehnoloogiamaailma sündmustest ja uudistest. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaan on teine saatejuht ja meil on tulemas saatesse ka üks külaline. Aga räägime kõigepealt sellest, et Eesti avas siis digitaalsed väravad vist kõige suuremale EA-grupile vaktsineerimiseks. Ja korraks muljetame, et kuidas see läks. Kui meil on siin minevikus olnud juttu internetiühendustest ja 4G'st ja 5G'st ja fiiberoptilisest kaablist, siis päris mitu inimest on meile kirjutanud sõnumiga, et mis te oma kaabli juttu ikka ajate, kohe tuleb Elon Muski kosmose internet, katab kogu maakera ja need probleemid on igaveseks minevik. Meil on esimesed testid, mitte küll ise tehtud, vaid Ameerikast saame vahendada esimesi kasutaja muljeid ja teste, et kuidas siis see teenus päriselt ka on. Siis räägime saates pikemalt sellest, miks krüptolunavara hullus on nii ohtlik ja paneb inimesed ajab paanikasse ja pani ameeriklased seisma bensiinijaamades järjekordades ja kuidas ikka ja sama reha otsa nagu kogu aeg astutakse ja meil on selleks saatesse tulemas üks asjatundja. Digitund. Paneme siis hooga minema ja vaadates tagasi eelmisel nädalal, mis oli Eestis kõige võib-olla olulisem selline infotehnoloogiline sündmus, mis puudutas kõige rohkemaid inimesi, siis kindlasti see, et avati võimalus registreerida ennast vaktsineerimisele ja me elame sellise erakordsel ajal, et see ei puudutanud paari inimest või paari tuhandet, vaid kogu riiki peaaegu. Need, kes ei olnud vanemad eagrupid, vaid just siis 40-sed ja 30-sed ja mis tähendas, et pea kogu riigi need eagrupid, need inimesed, väga suur hulk, endal oli huvi minna, avada digiregistratuuri leht, otsida sealt aega ja panna endale kirja broneerida vaktsineerimise aeg. Ja küsimus on, kuidas siis tagasi vaadates see asi õnnestus ja ma ei tea, kui keegi minult küsiks, minu arvates lõpuks ikkagi päris hästi õnnestus. Mina tegelikult käisin seda proovimas ja natuke järjekorras pidin seisma, virtuaalses järjekorras, aga tegelikult sain edukalt hakkama. Sina siis tehti, tuletame meelde, et sina tehti selline naljakas süsteem, siis digiregistratuur vist oli see infosüsteem, eks. Et kuna oli aru saada, et ilmselt tuleb palju inimesi ja hulga kaupa ja suurtel kiirustel sinna kokku, siis pandi selline nagu uksehoidja sinna. Et kes siis võttis inimest järjekorda, ütles, et näed, nüüd sa pead ootama, ma ei tea, mis need pikemad ootamisajad seal vist olid tundides või. Mina läksin ühel hetkel juba mõni päev hiljem vaatama, siis oli see, ma ei mäleta, 5-10 minutit, aga ühesõnaga pandi selline uksehoidja ja kes siis nagu jälgis seda, et see teenus ise pikali ei kukuks, vaid inimesed olid järjekorras ühes teises kohas ja siis sealt järjekorrast nii-öelda lasti nad teenuse juurde. Ja see tekitas päris palju tegelikult Eestis elavat vastukaja. Ühest küljest on ju aru saadeks, et infosüsteemid sõltuvad väga palju sellest, palju seal korraga kasutajaid peal on. Ja me mäletame neid kuulsaid Venemaalt lähtunud küberrünnakuid Eesti riigile. Mäletame, mis see aasta oli, Hans? 2007? Jah, siis see oli täpselt sama asi. Lihtsalt veel suuremal määral, eks ole, et hästi palju arvuteid tahtis pöörduda Eesti erinevate veebiteenuste poole ja need kukkusid pikali. Ja kui nüüd kõik eestlased, kes soovisid vaktsiini, oleks läinud sinna digiregistratuuri ja ilma selle uksehoidjata, siis oleks samamoodi lihtsalt see teenus pikali kukkunud. Et ma saan aru, miks seda tegid ja ega seal ongi võib-olla, ütleme, üks variant oleks olnud teha väga palju võimsam infosüsteem. Eks, mis oleks ka tehniliselt võimalik olnud, ma arvan. Just, aga sellel on see Amazoni efekt tuleb, et Amazonil on netikaubamaja ja kõik tulid ostma sinna just mustal reedel ja serverid läksid umbesse ja siis Amazon ostis endale ülipalju serverid, et see ühte päeva ära teenindada inimesi ja ülejäänud päevad siis otsustati, et hakkame serveri äri ajama hoopis. Et võib-olla Eesti riigil ei ole mõtet ülejäänud päeva
sellist mastaapi siis infrastruktuuri üleval hoida. No aga sellest siis... serveri ärist sai Amazoni umbes kõige olulisem äri, minu meelest see on täna vist on olulisem kui kaubandus nende jaoks. Just. aga riigi koha pealt ma olen nõus. mis minule väga vastukarva käis kogu selle protsessi juures, oli see, et see teenus, mille kohta kõik teadsid ette, et see joostakse pikali, et seal tekib ülisuur rahva huvi. Ja teadsid mitte päeva ette ja mitte kuu ette, vaid aasta ette. Ja tegelikult eelmisel aastal, millalgi see jama ju algas, on ju. Siis see teenus miski pärast, selle asemel, et teha üldse eraldi teenus, on ju, covidvaktsineerimine.ee ja jooske seda pikali ja olge seal järjekorras. Mind ajas närvi, et see pandi digiregistratuuri, kus väga paljudel inimestel oli ka muid põhjuseid käia. Muude mingisuguste saatekirjade ja asjadega. Et miks sa teed seda? Ma usun, et tuleb pädev ametnik ja seletab, et see oli hädavajalik ja möödapääsmatu ja kuidagi teistmoodi olekski saanud teha. Aga samas suures plaanis ma keeldun seda ka uskumast, et oleks pidanud ikkagi tõstma selle kuhugi eraldi, sest oli teada, et see on kõrge riskiga koht. Jah, täpselt nüüd teadmata, kuidas see käib, siis see tundub veider küll. Ja ma usun, et tegelikult need IT-spetsialistid, arhitektid, nende jaoks oleks olnud väga lihtne asi, mida juba nähti ette, aga pigem oli see kuidagi nagu, kas juhtim, ikka ei olnud seda üht inimest, kes seda kõike siis juhiks ja vastutaks üle riigi. Aga vaata, seal võis olla ka mingisuguseid asju, mis ei ole otseselt tehnilised. Et noh, kui sina ja mina tahaksime panna püsti veebiteenuse, kus 300 000 inimest saab klikkida nuppu või sisestada oma nime ja see läheb andmebaasi, siis me saaksime seda teha. Ja kindlasti oli seal mingid väga häid põhjused, et see pidi liidestuma mingite muude Eesti riigi andmebaasidega. Me pidime kontrollima, kes sa selline üldse oled, mis su vanuse grupp on, kas sa oled juba süsti saanud, eks. Kõik need asjad, ma olen nõus, et seal on nagu põhjuseid, aga mul siiski on selline hingenäriv nagu tunne, et Eesti riigiamet läks siin lihtsama vastupanu. See on monopolisti teed, et ega inimestel mujale ka pole minna, et nad peavad selle ära kannatama. Ja no muidugi kannatsimegi. Aga selle poolest, jah, sellepärast see järjekorra lahendus oli tegelikult päris ratsionaalne selles, et võib-olla Eesti inimestel natukene uus, aga kes on tahtnud internetist osta äsja välja tulnud tehnikakaupa, mingid uued PlayStation või graafikakaardid, siis paljud e-poed rahvusvaheliselt kasutavad järjekorrasüsteemi ja see aitab vähemalt hoida ära selle, et sa lähed sinna lehele ja see on valge, ei avane üldse. Et lihtsalt nagu jääd plangi lehe ette seisma, vaid sa näed vähemalt, et tunni aja pärast on sinu kord. Nii et selles mõttes see asi minu arvates töötas. Jah, aga no lihtsalt kõik munad pandi ühte korvi, et sõltumata sellest, kas sa tahtsid, eks ole, broneerida, ma ei tea, kardioloogi aega endale või sa tahtsid siis nagu kõik inimesed seda COVID-i asja saada, et noh, kõik pidid ootama ja peale selle, et riik on ratsionaalne, võiks ta ka oma kodanikega kenasti käituda. Aga teeme siia pausi ja siis läheme teiste teemade juurde. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime korraks internetiühendusest, aga mitte kaabliga ühendusest, aga mitte ka mobiilsest internetist, vaid hoopis midagi eksklusiivsemast, ehk siis jutt on satelliidiühendusest, mis on muutumas sellisest luksuskaubast või väga eksklusiivsest ja kallist ühendusest justkui tarbija internetiteenuseks. Ja seda üle planeedis kõige rohkem levitab Starlink. Ja Starlink meie kõige suur sõber Elon Musk on selle taga, eks. Ja tõesti, meil on minevikus olnud, ma ei mäleta, mis saates ja mis teemade juures, aga meil on olnud paaril korral juttu siin Eestit katvast fiibrivõrgust ja Eestit katvast 4 või 5G võrgust ja siis on meile mitu kuulajat kirjutanud jutuga, et näete, et see Starlink tuleb kohe, et see hakkab ka Eestit katma ja no mis me selle fiibri pärast võib-olla siin üldse nii väga muretseme. Ja sel nädalal tuli suures USA tehnoloogiaportaalis The Verge välja nende peatoimetaja isiklikult poolt kirjutatud test. Temal on see mure, et ta elab kuskil seal New Yorki osariigis maapiirkonnas ja talle tuleb mingisugune kaabel koju, mis ei ole eriti hea. Ja tema siis proovis seda ja praegusel kaugtöö ajastul eriti. Ja tulemused on väga kahetised. Et ta ikkagi lõpetas oma artikli tõdemusega, et ega praegusel kujul seda teenust eriti kellelegi soovitada ei saa.
ja kas siis oli aeglane või hakkis või? Tead, ta oli, kiirus oli enam-vähem okei, aga kõige suurem mure oligi ebakindlus ja hakkimine. Ehk et see vastuvõtja tahab saada absoluutselt otse nähtavust satelliidiga. Ja mitte ainult, kui sa paned, kes on võib-olla pannud sellise suund wifi antenne, et sa suunad ühe antenni teise antenni peale ja need antennid on paigal. Eks, et kui sa puuoksa sealt eest ära saed, siis on suht igavesti niimoodi, et nad on paigal ja see nähtavus on olemas. Nüüd satelliidid liiguvad ringi ja neid täna ei ole seal taevas ka veel nii palju, et oleks kogu aeg, et siis see vastuvõtja, nii palju kui ma aru sain, nagu pöörab ennast, jälgib seda satelliiti seal taevas ja selle käigus ta võib pöörata puu poole. Et kui sa ei ela just kõrbes sisuliselt või stepis on ju, siis varem või hiljem on tõenäoline, et mingisugune asi talle ette jääb ja sel juhul kukub ühendus maha ja võib-olla kukub korraks. Aga see tähendab, et sinu download või Zoomi koosolek või stream jääb seisma, et kiirused on natukene ebakindlad ja nii edasi, nii edasi. Et nagu kõigi nende juhtmevabade tehnoloogiatega lõpptulemuseks ikkagi on, siis jah, nad põhimõtteliselt töötavad, aga seal on sellised nagu agad või tärnikesed tingimused küljes on ju. Et ma ei tea, meil on vaja otsenähtavust või meil on vaja seda või toda või kui ilm on kehva, mis vist oli ka selle Starlinki probleem, et kui umbes vihma sadas läks ühendus kehvemaks. Et ma jään enda juurde, et kui me räägime siin nagu kogu maa internetiseerimisest Eesti näitel, siis need summad ei ole tegelikult, see on suur raha, aga need ei ole nii uskumatult suured, et me ei peaks seda tegema, et me võiksime siin istuda ja loota, et Elon Musk või 5G või ma ei tea, mis iganes G tuleb ja lahendab selle probleemi ära. Ei ole näha. No seal on nendele probleemidele, millest sa räägid, nende lahenduseks tegelikult natuke on see, et seda satelliidivõrku veel tihendada, veel rohkem oleks need taevas ja head sellist, ütleme, levialakaarti, mida nad katavad, ei ole ametlikult, aga mitte ametliku ühel saidil, mille on Satellite Map Space, kus näeb siis seda Starlinki praegust katvust. No võime öelda, et Eesti kohal veel ei ole, ei ulatu meie laiuskraadile. Aga küllap nad tulevad, aga sellega kaasneb üks huvitav probleem, et Starlinkile on tohutu vastasseis teaduskogukondades, sest et kui sa paned kosmose täis satelliite väga tihedalt, siis on see põhimõtteliselt teistmoodi reostus ja see esiteks on see tekitab sellist valgusreostust, mis põhimõtteliselt astronoomidele rikub taevasse vaatlused ära. Ehk see ei ole ka nii lihtne lahendus, et paneme lihtsalt satelliite juurde, leviala suureneb, väheneb ka see, ütleme siis ühenduse katkemise tõenäosus. Ehk siis sealt tuleb ka piir ette, et sa ei saa lihtsalt päris taevast täiesti täis panna need satelliite, nii et. Jah, kuigi Elon Muskil see plaan on. Jah, just, tal on see plaan. Ta tahab neid väga palju sinna panna ja on võimalik, et tulevikus see asi läheb paremaks, aga nagu see ajakirjanik ka kirjutas, et hetkel me peame ikkagi lähtuma sellest, et on võimalik, et läheb paremaks. Meil ei ole mingit kindlust selle suhteseks ja meil ei ole tegelikult ka mingit kindlust selle suhtes, et kui sa ikkagi armastad elada metsasalukese sees nagu eestlased, kindlasti väga armastad, palju rohkem kui kuskil lageda peal, et siis see sinu probleemi kuidagi suuresti lahendaks. Üks variant on viia see vastuvõtja puudest kõrgemale, aga ka see on kulu, ka see on tegelikult nagu paras ettevõtmine ja probleem. Nii et mina arvan, et kui me siin nagu vähegi suudame ennast Eestis kokku võtta, me peaks nagu kibe kiiresti liigutama ennast selle poole, et see õnnetu fiiber saaks ära nagu viidud majadesse ja me ei peaks oma peakesi vaevama selliste küsimustega. Jah, ja Eesti geograafia on nagu selline tegelikult, et sa ei ole kunagi 1000 kilomeetrite kaugusel või isegi 1000 või 500 kilomeetri kaugusel asustatud punktist, nii et meil kaabliga ühenduse tegemine ei ole võib-olla, ma on küll öeldakse, on kallis ja ma tean inimesi, kes on saanud koju omale pakkumise 10 ja 15 000 euro eest, et tuua fiiberoptika, aga tegelikult ei tohiks see nii kallis olla. See peaks olema odavam. Ja just, et see ei olegi, ma ei ütlegi, et me võtame nüüd kõik järjekorda ja maksame 10 või 15 000 eurot selle eest, et see peab olema hoopis teistmoodi ja mõistlikumalt ära korraldatud ja me peaks olema selline suur rahvuslik plaan. Ma tõesti arvan, et see peaks olema Eestil plaan, nii nagu meil oli liituda euroga või saada NATO-sse või mis iganes meil need plaanid on olnud, eks, või saada oma iive üles, siis see ei ole
minu arvates oluliselt vähem tähtsam see küsimus ja see tuleks lahendada. Nii on, kas me jõuame rääkida veel ka jätkuna eelmise saate kõlari teemat? Ja mitu inimest kirjutasid mulle elavad kaasa minu katsetustele osta siis juhtmevaba kõlarit ja mõned tähelepanekud tahaks tuua. Ta on mul nüüd käes. Ja mul on uuesti hakkab meelde tulema see vana hea tõde, et kui sa teed inimesele midagi odavamaks ja mugavamaks, siis ta on nõus kvaliteedis järele andma nii palju, et lausa piinlik hakkab. Ehk et see kõlar ei ole võrreldes väga paljude teiste kõlaritega, mis mul on olnud või on praegu või mida ma suudaks ette kujutada. Ja, puht heli kvaliteedilt ja naudingu mõttes ei lähe ligi lähedale, ta on okei. Aga see mugavus, et ma võtan selle liitrise termose suuruse silindri ja lähen ükskõik mis tuppa, ükskõik kuhu tegelikult ka, või hoovi on ju. Või kuhu, ja ta mängib mulle muusikat ja mängib mulle podcast'e ja temaga ei ole mingit jama. Ma teen köögis süüa näiteks, ma võin ta kaasa haarata ja kuulata oma mingit lemmiksaadet ja nii edasi. See on väga palju väärt, see selline totakas mugavus, ma ütleks. No, mitu eurot see väärt on siis? Sul on hinnakiri ka, kas sa näed ka, et palju? Ma kohe räägin. Ja siis oli, aga ma tuletan meelde, et ma otsisin siis kõlarit, meil oleks 3 tingimust, et tal oleks Spotify Connect ehk Wi-Fi, siis et ta oleks USB-C laadija ja tõdeks normaalset häält on ju, 3 tingimust oli. Ja ütlesin, et peaaegu, et ei ole selliseid. Siis mitu inimest kirjutas, ütles, et on küll ja tõesti 2 tükki magasin maha. Üks nendest on Sonos, ütleme 3 võib-olla magasin maha, üks on Sonos Roam. Aga see on väike ja see ei tee nagu väga head häält. Ta on okei, aga on paremaid. Siis on olemas Sonos Move, mis on sellest minu Megablastist suurem. Palju, tõenäoliselt ma ei ole kuulnud, aga kõik kohad ütlevad, et palju parema heliga. Aga, ja tal on kõik need asjad, tal on Wi-Fi ja tal on USB-C ja tal on juhtmete laadimise aluskarbis kaasas ja väga peen värk on. Aga ta kaalub 3 kilo. Ja on päris suur. No see on ikka nagu väike hantelipane. Minu oma kaalub 1,2 ja on liitrise termose suurune. Ehk kui ma otsiks natukene statsionaarsemat sellist asja, siis ma arvan, et see Sonos Move on tõenäoliselt palju parem kui see Megablast, mida ma siin praegu vaatan. Ja teine on Bose Portable Home Speaker, mis on umbes sama suur ja umbes sama raske kui see minu termos, ja ka USB-C-ga. Aga temal oli vist see probleem, et ta ei ole nii veekindel, et ma selle enda oma võin panna pooleks tunniks vee alla või jätta ununeb õhtul grillpeo käigus vihma kätte, et midagi ei juhtu. Nii et, ja need mõlemad kusjuures on umbes 400 eurot, nii see Sonos kui Bose ja see Megablast oli vist 250 kuni 300, nii et hinnavahe on ka nagu suur. No saimegi mugavuse hinna teada, et see on seal 300 euro. Aga see ega sajaga saab ka neid selliseid termost ja. Nii et siis annad selle heli kvaliteedis järgi. No siis see on väiksem lihtsalt jah. Aga et olgu öeldud, et on tõesti 2 konkurenti, mida saab ka osta. Aga me läheme siit pausile ja siis jätkame küberturvalisuse teemadega. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja nüüd on meil meie virtuaalses stuudios ka 3. inimene kohal ja selleks on Lauri Tankler. Tere, Lauri! Tere! Lauri on Riigi Infosüsteemi Ametis juhtiv analüütik ja me räägime temaga sellest, kuidas krüptolunavara oht ei ole kuhugi kadunud, tuleb aina tagasi ja põhjustab ka ikkagi selliseid siis kas paanikuhoogusid ja mõjusid, et sellest tuleb tõsiselt rääkida. Ja eelmises digitundis me korraks puudutasime seda, et üks suur gaasi ja diisli tarnija USA idarannikul sattus siis sellisele rünnaku ohvriks, kus osad süsteemid krüpteeriti. Mis juhtus nädala jooksul? Ameeriklased, ma vaatasin neid videosid, kus nad lähevad tanklasse ja tankurite järjes on järjekorrad ja räägivad siis kaamera tagant, et see on juba 5. või 6. tankla, kus ma käin, kuskilt ei saa kütust, inimesed on, kardavad maailma lõppu. Lauri, kas sul tundus ka, et oli korraks jälle see tunne et ühiskonnas, et see on mingi suurem nagu pauk või? No natukene oli ja see oli selles mõttes nagu huvitav juhtum, et lunavaraga selliseid
suuri intsidente, kus me oleme kuulnud, et need lunavaraga on krüpteeritud ka selliseid suuri asutusi, suuri ettevõtteid, kes võib-olla tegelevad kõigega alates siis tõesti kütusest kuni, ma ei tea, ravimiteni või logistikani või kõik see, mis võiks mõjutada ka nagu päriselu, nii-öelda sellist, et mis mitte ainult mingisuguseid, mitte ainult kellegi kontoritarkvara, seda me oleme näinud mujal ka, aga see, et nüüd Colonial Pipeline, kes siis nii-öelda on see sama asutus, kes siis sai pihta, et nemad otsustasid siis alguses igaks juhuks panna kinni oma päris selle kütuse või selle naftatoru ja et siis otsustasid seda teha ja siis selle tõttu siis mõjutas see ka kogu idaranniku kütust, et see on tõesti selline nii-öelda veidi, ma ütleks, et nagu enneolematu juhtum, et see nii suure mõjuga võis olla. Ma mäletan, kui tulid need esimesed, see oli võib-olla 10 aastat tagasi, midagi sellist. Kui tulid esimesed uudised, see oli selle kohta, et et kas tõesti, et häkkerid võiksid näiteks maha võtta elektrijaama. Ja oli see kas Gruusias või kuskil nad seda tegidki, eks ole. Ja Ukraina, kuskil jah. Meie lähedal ühesõnaga. Ja siis oli hästi suur, et et mis nüüd saab, et me oleme harjunud, et häkkerid võivad siin, ma ei tea, sinu arvutist mingit faile kustutada, aga see, et keegi võib nagu surma saada näiteks selle pärast, et seda me küll ette ei kujuta, et nüüd on maailma lõpp. Ja see oli ju, see USAs praegu oli väga lähedal, selle, oleks talv olnud. Tõsi ta on, eks ju, ja oleks talv olnud, siis oleks võib-olla tegelikult teinud ka Colonial Pipeline natuke teistsuguse otsuse. Tegelikult, mida meie oleme nagu tagantjärgi teada saanud ja ma ütlen ausalt, et kuigi me siin Riigi Infosüsteemi Ametis üldiselt nagu jälgime seda teemat täpselt samamoodi, et läbi meedia ühtepidi ja siis läbi meie partnerite, kes Ameerika Ühendriikidest on teinud ka meile väikseid ülevaateid, siis nad ei ole väga detailidesse laskunud. Et see on tegelikult oli lihtsalt üks lunavara juhtum, eks ju, ja sellel ei olnud midagi tegelikult nagu väga keerulist ei olnud. Saadi pihta, krüpteeriti asjad ära ja siis räägiti läbi nende pättidega, maksti lunaraha ja siis hakati taastama oma süsteeme. Et tegelikult ei olnud seal midagi sellist, et mis oleks olnud siis väga uudne või ootamatu, eks ju. Aga et see, et nemad otsustasid selle ikkagi oma süsteemi kinni panna, ma arvan, et kui oleks talv olnud, kui oleks olnud väga kriitiline see teema ja kui nad oleks teadnud, et seal ei ole mingit alternatiivi, et siis oleks olnud tegelikult lugu teine ja nad ei oleks seda kinni pannud. Ilmselt eriline on ju see, et kes pihta sai ja see, kui me korraks viime juttu sinna, et kes selle taga oli, siis päris selline huvitav, kuidas öelda, etteaste oli grupeeringult DarkSide, keda siis kahtlustatakse, kes selle taga on ja ütlesid, et tegid avalduse, et nad kahetsevad, et nad tekitasid ühiskonnale probleeme ja nad soovisid ainult raha teenida. Ehk siis ma ei mäleta, et nad oleks öelnud, et me kahetseme, nad vist ütlesid ainult, et me ei taha ühiskonnale probleeme. Ütleme, Financial Timesi pealkiri, ütleme, me ei taha probleeme, oli tsitaat, aga siis oli parafraas, et me kahetseme, et me tekitasime ühiskonnale probleeme. Ühesõnaga, see oli nagu ka üllatus vist nendele ründajatele endale ka, et see tegelikult pani elu seisma. Ja eelmisel aastal juhtus üks sarnane juhtum tegelikult Saksamaal, kus häkkerid ründasid enda teada ühte ülikooli ja siis said sinna sisse ja siis panid selle ülikooli süsteemid panid kinni. Aga mida nad ei teadnud tol hetkel oli see, et see ülikool ei ole mitte lihtsalt ülikool, vaid ka ülikooli haigla. Ja siis ülikooli haigla süsteemid läksid täpselt samamoodi kinni, mis tähendab, et olid ka mingisugused kiirabid pidid siis viima patsiente teise kohta eemale. Ja sellest hetkest, see oli eelmise aasta septembrikuus, sellest oli siis ka esimest korda sellised uudislood, et näed, esimene inimene sai surma selle tõttu, et inimene, kes oleks pidanud sinna haiglasse minema ja saadeti teise haiglasse 10 kilomeetrit ja 30 minutit eemal, siis suri sellel tee peal, eks ju. Tagantjärgi on muidugi vaadatud ja ekspertiis ütles, et see patsient ei oleks tõenäoliselt jõudnud, ta oleks surnud seal ühtemoodi või teistmoodi, eks ju. Aga et need pealkirjad eelmisel sügisel septembris olid umbes just sellised,
et lunavara tõttu sai esimene inimene päriselt surma. Ja muidugi, ja see oli jälle täpselt samamoodi eksituse kaudu, et see ründaja tegelikult arvas, et ta ründab ülikooli, aga tegelikult ta ründas ülikooli mingisugust süsteeme. Häkkerite jaoks ei ole seal suurt vahet, nad guugeldavad ja teevad taustauuringuid natukene muidugi. Ehk siis teada saada, kelle kallal võiks rohkem aega veeta või milliseid süsteeme pikemalt seal nagu teha. Aga ega tegelikult, kui sa võtad maha mingisuguse suur ettevõtte näiteks, kujuta ette, et sa jõuad mingisuguse suure kütusefirma näiteks Shelli mingisugusesse peakontorisse, eks ju. Et sa elu sees ei arva seda, et kui sa võtad Shelli peakontori mingisugused süsteemid maha, et siis selle tõttu jääb nüüd kütus tarnimata kuskil, eks ju, või nafta puurimata, eks ju. Ma arvan, et see Coloniali puhul oli umbes samasugune suhtumine, et me siin nagu ründame neid, kellel on võimalik maksta ja et saame sealt ka veel kätte andmeid, mida me saame avalikustada juhul, kui nad otsustavad mitte maksta. Aga nad maksid, eks, see nii palju me täna, pressiteadet ei ole olnud, aga ma saan aru, et me oleme aru saanud, et nad maksid. Ja, pressiteadet ei ole olnud, me oleme aru saanud, et nad on maksnud ja see maksesumma oli nii palju, kui me oleme teada saanud küll avalike meediaallikate kaudu, sest nad ise ei ole midagi öelnud, et oli umbes $5 miljonit. Ja see liikus bitcoinides ja kellegi kontole, keda on seostatud Venemaaga. Ja, siin on veel huvitav nähtus see, et kuna see sai niivõrd palju tähelepanu, siis on ka hulk küberturvalisuse ettevõtteid ja selliseid uurijaid võtnud ka selle Darkside'i ja selle raha liikumise ka endal väga selgelt tähelepanu alla. Nii et otsiti üles ja leiti isegi see Bitcoini konto üles, kuhu siis raha saadeti ja sealt tuli välja, et sellel võib-olla pool või 3 aastat tegutsenud rühmitusel, see Darkside, mida sa nimetasid, Hans, et neil on siis olnud lausa päris edukas aasta, et vist 17 miljonit on nad kokku kogunud ja sellest siis 5 miljonit, nagu ma aru sain, oli siis see Colonial ja veel 5 miljonit tuli siis ühelt Saksamaa kemikaalide firmalt, kellel ka nad siis said sealt lunaraha kätte. Ja see on nagu päris hea saak sellisel väiksel algaval asutusel või organisatsioonil. Teeme siia pausi ja siis vaatame veel sügavamalt selle maailma sisse. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja meil on jutuajamine pooleli sellest, kuidas krüptolunavara nähtusena tundub, et on nagu püsivalt meiega on selline moodsa aja digitaalne epideemia, millest lahti ei saa. Ja neid grupeeringuid, kes taga need on siis erinevad küberkurjategijate sellised, me tegelikult ei tea nende kohta väga palju midagi, meil on sellised kaudsed andmed, meil on oma hüüdnimed, mida nad tumeveebis, millal nad esinevad, me näeme nende ohvreid, heal juhul näeme ülekandeid, aga tegelikult me sinna sisse ju eriti ei näe, eks Lauri? Ja meie ei näe selles mõttes, et näiteks meie riigi infosüsteemi ametis meie näiteks ei tegelegi sellega, et me ei otsi neid kurjategijaid, eks ju. Aga ma tean, et meil Eestis on teised asutused, näiteks politsei küberkuritegude osakond või siis ka, kui nad teevad koostööd näiteks ka nende meie teiste julgeolekuasutustega, KaPo ja VLA, et tihtipeale on need rühmitused, kes siis lunavaraga tegutsevad, ei pruugi üldse olla ainult siis kuritegelikud, vaid võivad olla ka siis mingisuguse riikliku taustaga, et teatavasti ka Põhja-Korea taustast on tulnud hulk selliseid Põhja-Korea valitsusega seotud punte, kes siis nagu üritavad natukene Põhja-Korea riigieelarvet täita. No seda kulub ära, eks. Selliste summadega. Nii et meil on siin, tegelikult Eestis on kindlasti inimesi, kes oskavad natukene rohkem selle seltskonna nagu hingeelu avada, aga mina tean tegelikult suuresti
seda, et mida avalikkuses ja ajakirjanduses räägitakse ja ma ütleks, et selle Coloniali puhul on ajakirjandus teinud väga head tööd, et väga head taustatööd ja Kim Zetter näiteks on üks väga hea ajakirjanik, kelle asju võiks lugeda, kui sellest tahetakse rohkem teada saada. Aga mul oleks nagu huvi see küsimus praegu natuke laiemaks tõmmata. Minu meelest see piir, et kas tegemist on grupi selliste Vene aktiivsete noorte internetihuvilistega, kes tegutsevad ise või kas seal on mingisugune valitsuse, ma ei tea, aktiivne või passiivne heakskiit on ju, või kas, kui sel puhul ei ole, et kas mõnel teisel puhul on, et see on kõik nii raske ja tihtipeale võimatu ja meil on olnud minevikus ka olnud suuri küberrünnakuid, kus uurijate jäljed on viinud täiesti konkreetsete mingisuguste GRU inimesteni välja, kelle nimed ja fotod on hiljem internetis liigenud ja selle koha peale see või siis ka Iraani või Põhja-Korea näiteks puhul on ju samamoodi. Ja siis alati need asjaomased riigid ütlevad, et mis jama see on, me ei tea, millest te räägite, et me ei ole üldse kuidagi seotud ja tõestada on väga raske. Kas te näete sellist nagu ohtu, et see mingil hetkel nagu võibki minna reaalselt nagu riikide vaheliseks aktiivseks konfliktiks üle, et ma ei tea, Joe Biden helistab Putinile ja ütleb, et kuule, anna välja need tarksid ja vennad, et meil oli pool riiki ilma naftata ja Putin ütleb, et loll jutt, mis sa räägid, nagu me ei tea mitte midagi ja me ei tee koostööd. Ja see läheb nagu järjest hullemaks, kas siin on nagu mingi lahendus või see lähebki lõpuks mingite tankide peale välja? Ja mulle tundub, et sul on võib-olla ka natukene romantiline arusaam sellest, et milline see küberkonflikt omavahel hakkab olema, et kes nad seal omavahel helistavad ja umbes niimoodi, et tegelikult tõenäoliselt on see palju, ühtepidi on seda palju rohkem juba tehtud, eks ju, et riigid luuravadki näiteks üksteise järel ainult läbi küberi, mitte ainult, nii-öelda suuresti läbi küberi tänapäeval, eks ju, et see konflikt seal reaalselt on, eks ju, et ameeriklased, venelaste ja hiinlaste ja eurooplased täpselt samamoodi kõikide vastu, eks ju, et see kõik need küberasjad algavad ju ühest asjast, milleks on ligipääs, eks ju. Kui sa saad ligi mingisugusele süsteemile, olgu see siis kellegi kontor, olgu see siis kellegi, ma ei tea, ministeerium, olgu see siis mingisugune kellegi lihtsalt arvuti, siis või kas või sama see elektrivõrgustik näiteks, eks ju, mis siis selle Ukrainas ka nagu juhtus, eks ju. Kui sa sinna ligi pääsed, siis sa võid seal teha mitut asja, sa võid seal vaadata ja kuulata, mis seal toimub, põhimõtteliselt pioneerida, varastada sealt mingisugused andmeid, kas siis tõepoolest majandusliku spionaaži või mingisuguse muu asja tõttu, eks ju, näiteks tahad lunaraha küsida mitte nii-öelda lunavara tõttu, vaid lunaraha küsida, et umbes niimoodi, et andke mulle raha, muidu ma paljastan, et mis teil siin tegelikult nii-öelda teie majas üldse toimub, eks ju. Nii, ja siis kolmas variant on lõhkuda. Nii, ja see lõhkumine on see täpselt sama see lunavara teema, eks ju. Ja praegu need lunaraha rühmitused, need, kellest me siin hetkel räägime, nemad teevad, nad olid kuni, ütleme, mingisugune veel paar aastat tagasi, tegid ainult ühte asja. Said sisse, said selle ligipääsu ja siis krüpteerisid, ehk siis lõhkusid ja ütlesid, et davai selleks, et saaksid asju tagasi, et siis makske raha. Nad ütlesid just nimelt davai, sest nad on Venemaalt. Jah, davai, just. Nüüd nad teevad kahte asja. Nüüd nad varastavad andmeid ja siis nad krüpteerivad need süsteemid ära. Sellepärast, et suured ettevõtted said juba piisavalt targaks, et tegid omale piisavalt palju varukoopiaid, eks ju, ja oma taasteplaanid tegid valmis, et kui nad pihta saavad mingi sükse asjaga, siis nad võivad üsna kiiresti, või võib-olla mitte kiiresti, aga mitte liiga suure vaevaga siis teha endal taastada ära. Aga siis need lunavararühmitused ütlesid jällegi davai, et me siis avalikustame teie andmed, näiteks, et me avalikustame, kui sa oled mingisugune tervishoiuasutus, siis me avalikustame sinu patsientide andmed. Nii. Ja et kui sa seda ei taha, eks ju, et siis ikkagi maksa ära, et siis see nii-öelda varundus sul ei tööta. Aga hoolimata sellest, et kuidas need, mis sa selle nii-öelda ligipääsuga pihta hakkad, see hakkab ikkagi pihta, see hakkab kõik algab ligipääsust ja et seda, kuidas erinevad riigid või riikides tegutsevad mingisugused kuritegelikud grupeeringud ja enamasti nad ei ole ühes riigis, nad on ka mitme riigi peale kokku, eks ju, saavad täpselt samamoodi seal tumeveebi foorumites kokku. Üks pakub ligipääsu, see on ka see, mida nimetatakse ransomware as a service. Et
üks pakub phishing nii-öelda linkidega ligipääsu, teine korjab kokku üle maailma nendest võrkudest haavatavad seadmed, kuhu oleks võimalik ligi pääseda. Kolmas pakub teenust, et kuulge, et ma võin teid sinna ligipääse nagu viia, aga mina rohkem ei tee, eks ju. Ja siis neljas ütleb, et davai, et nüüd on siin meil üks uut sorti lunavara pakett, eks ju, mille teie saate vaadata ja kasutada ise, aga te peate kõikidest oma tuludest 10% meile maksma, sest meie töötasime selle lunavara välja ja me tahame siit midagi saada. Nii et siin ei ole väga konkreetset sükest head lahendust, et nüüd kas tõesti ühes riigis asuv ühe riigi kodanik, kellel on seosed selle riigi mingisuguse eriteenistusega, oleks kohe kuidagi viisi nii-öelda kättesaadavad selle koha pealt. Ei, seda ma ei mõtle, aga vaata, aga need ründed ikkagi põhiliselt tulevadki ju tõesti nagu riikidest nagu Iraan ja Põhja-Korea on ju, midagi tuleb võib-olla Hiinast, kuigi seda tüüpi võib-olla vähem ja Venemaa. Ja need kõik riigid on sellised, mis ei anna oma kodanike peaaegu üldse või üldse mitte ei annagi välja, eks. Et normaalne nagu tsiviliseeritud maailma lahendus oleks see, et kui mina hakkaks näiteks Tallinnast sellise jamaga tegelema, siis ma võin suht kindel olla, et Eesti võimud, kui ma ikka väga edukalt tegeleks, et nad hakkavad mind otsima ja tõenäoliselt kahjuks või õnneks leiavad ka üles ja mul pannakse käed raudu. Ja nüüd meil on hulk riike, mis seda ei tee. Ja minu nagu see küsimus ongi suunatud sellele, et kui nad nagu järjekindlalt ei tee ja muudkui teevad nagu kahju ja see kahju läheb nii absurdselt suureks juba, et me võib-olla nagu oleme sunnitud pealt vaatama, kuidas kehtestatakse hoopis mingisugused muud moodi nagu sanktsioone siis selliste asjade eest või. Vladimir, otsi oma vargad üles või muidu. See on olnud meil kahtlemata probleeme Eestis ka. Ma arvan, et prokuratuur võib ka rääkida sellest, et kuidas tõepoolest või Europol võib rääkida sellest, et kuidas on nagu, kui ühel hetkel niidid viivadki nagu Venemaal ära, et siis piltlikult öeldes nad peavad olema nii head tööd teinud, et kui nad saavad nagu väga hästi teada, et kes seal mingisuguse kuriteo taga on, et siis nad lihtsalt peavad jälgima seda inimest, kui ta ühel hetkel otsustab oma jala üle Euroopa Liidu piiri astuda, et siis nad saavad temaga midagi teha ja muul hetkel ei või. Aga see tegelikult viib ka teise suunda, eks ju. Et see tähendab ka seda, et need ameeriklased või prantslased või eestlased, kes tahavad tegeleda lunavaraga ja kes oskavad tegeleda lunavaraga või pahavaraga, siis nemad nad ei tegele sellega, nad võivad tegeleda sellega oma enda kodus, oma enda riigis, aga oma raha pesemiseks lähevad nad ikkagi Venemaale ja saadavad sellistesse kohtadesse, kus neil on see nii-öelda vähem karm süsteem või parem võimalus raha pesta ja selle jaoks on täpselt samamoodi oma teenused, eks ju. Ja ma arvan ma ütleks, et ma ei alahindaks ameeriklaste ja ma ei tea, brasiillaste ja võib-olla mingisuguste lõuna-aafriklaste oskust või võimekust lunavaraga raha teenida. Et see on neil täiesti olemas ja see, et meieni jõuavad võib-olla mingisugused suuremad teemad just nimelt vene keelt rääkivate pahavara ja lunavara operaatoritelt, see võib-olla natuke kokkusattumus võib juhtuda, jah. Tegemist on suure meediakampaania, aga selge, meie saateaeg on läbi. Aitäh, Lauri, ja ma arvan, me kutsume sind tagasi siis, kui meil Eestis ühel hetkel pool riiki krüptolunavaraga maas on ja ma arvan, et see juhtub millalgi. Teeme nii, muidugi. Ma ei tee illusioone. Aga digitund on tagasi nädala aja pärast, kui meid vahepeal ära ei krüpteerita ja me räägime jälle uutel teemadel. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.